Tere hommikust! Igasugune majandus, igasugune perekond vajab puhast keskkonda ja ma annakski ülevaate, mis on toimunud keskkonnaga maailmas, mis on toimunud keskkonnaga Eestis. Ja me alati loodame selle, et meil on tarka ja kainet mõistust, et asja edasi viia, aga paraku kõige rohkem on meid juhtinud just igasugused katastroofid. Ja ka keskkonnakaitse rohkem kui pool sajandit tagasi sai alguse katastroofidest. Üks nendest tuntumad on Londoni sudu, mil aastal 1952 hukkus üle 10 000 inimese. Ja kui me mõtleme tagasi lähiajaloole, siis ka Eestis on väiksed katastroofid meid tegutsema pannud. Näiteks kui me mõtleme Pärnu üleujutustel aastal 2005 või kui me mõtleme India ookeani tsunamile 2004, pärast seda on meil olemas hoiatussüsteemid, pärast seda me teeme üleujutuskaarti Eestis. Ja täna me võime küsida, et kui meil tarka mõistust ei ole, siis millist katastroofi meil vaja oleks, et me hakkaksime tegutsema nii Eestis kui ka laiemalt maailmas. Ja kui vaadata veel neid tippsündmusi keskkonna ajaloos, siis ega me keskkonnakaitsega ei ole rohkem tegelenud kui 50 aastat ja võib-olla natukene peale. Et ma ei hakka kõiki neid tähtsündmusi ette lugema, aga keskkonnakemikaalid ei ole kuskile kadunud. Et üks murrang oli kindlasti Rachel Carsoni raamatu ilmumine aastal 1962. Tõlgiti 6 aasta pärast ka eesti keelde. Tagasi vaadates võime öelda, et esimene keskkonnaminister Euroopas võeti ametisse 1970 ja kindlasti oli väga oluline sündmus ka esimene ÜRO keskkonna ja arengukonverents Stockholmis, mil maailma juhtivad riigid hakkasid tegelema keskkonnaga. Ja Euroopa Liit alustas ka oma esimest keskkonnaprogrammi aastal 1973. Ja me oleme püüdnud mõõta seda, et milline see inimmõju on või milline on planeet Maa tervis. Ja neid näidikud on väga palju ja võib-olla üks paremaid, mis viimasel ajal on kokkuvõttev, on sama Johan Rockströmi poolt avaldatud aastal 2009 planeedi piirid. Et meil oleks kobar näitajaid, mille alusel võime hinnata, milline on planeet Maa seisund. Ja me võime öelda, et sellest 9 valdkonnast vähemalt 6 on ületanud punase piiri, et võib-olla ainult stratosfääriosooni ka on meil lood hästi, aga kui me vaatame ükskõik kas elurikkuse kadu, kas me vaatame kasvuhoonegaase, vaatame lämmastiku fosfori aineringeid, siis igal pool me oleme ületanud seda taset ja iga aasta me vaatame ka, millal me oma 1 aasta kvoodi ületame Maa taluvuspiirides, siis see kuupäev on ka nihkunud kogu aeg ettepoole, et ega see 50 aastat keskkonnakaitset ei ole kindlasti teinud asja paremaks. Ja kui me vaatame seda seeriat 2009, 2015, 2023, siis minu esimene mõte oli see, et võib-olla need indikaatorid ei ole kõige paremad, et tegelikult nii kiiresti reageerivad, aga tegelikult me oleme lihtsalt saanud targemaks informatsiooni juurde ja võime öelda, et need loosungid peatada elustiku kadu aastaks 2010 või 2020 ei ole vilja kandnud ja ega ka need kliimaeesmärgid, millest ma natuke räägin, ei toimi, kui me ainult ühe valdkonnaga tegutseme. Aga nüüd Eesti juurde, et Eestis me oleme keskkonnanäidikuid kasutanud nüüd juba 30 aastat. 90 aasta keskel oli esimene kord, kui me neid välja töötasime Balti riikide jaoks. Ja tänasel päeval on meil Statistikaamet, mis siis kaardistab erinevaid eluvaldkondi, et seal on kõik julgeolek, majandus ja üks on ka siis keskkond. Ja selle tammepuu lehevärvid siis näitavad, et kas me ühe või teise eesmärgi osas liigume paremuse või halvemuse suunas. Ja kui võtta nüüd see keskkond, meie elukeskkonna kvaliteet, siis seal on rohelist
seal on punast. Aga tegelikult mõnikord piisab, et üks näitaja on väga negatiivne, et kui kogu maa on saastunud radioaktiivselt või meie põhjavesi on täis pestitsiite, siis tegelikult ka need rohelised näidikud, kaitsealade protsent, kaitstavate metsade pindala ei ole enam positiivne. Et jah, siit vaadates ongi tõesti, et näidikud, mida Statistikaamet näitab, et me oleme küll kirja pannud säästva arengu strateegia, aga me ei vii seda ellu. Säästva arengu komisjon peaministri juures jälle kohtunud viimased 2 aastat. Kasvuhoonegaaside heitkogused on suurenenud, jäätmeteki on suurenenud, Läänemere seisund järjest halvenenud, pinnavee seisund samuti ja samuti keskkonnatrendide indeks on läinud halvemuse suunas. Jah, me võime olla uhked selle üle, et meil on kaitsealuste territooriumite pindala suurenenud, aga lisaks selle protsendile tegelikult peaks vaatama ka nende alade toimimist, et alati see toimimine ei ole kõige parem. Ja kui vaadata kui maailma tasandil, siis aastal 2010 kõik maailma riigid seadsid eesmärgi peatada elustiku kadu ja seati 17 eesmärgi. See ainuke eesmärk, mis täideti, oli see, et üle maailma siis moodustati rohkem maismaa ja ookeani kaitsealasid. Aga kui me vaatame nendesse statistikanumbritesse sisse, siis 20 aastat, kui Eesti on nüüd olnud Euroopa Liidus, siis on suurenenud meie jäätmete koguhulk, mida me siis oma tootmise käigus keskkonda viime. No võib-olla see ei ole väga suur, et 5 miljonit tonni, eks ole, me kaevandame ka nüüd vähem põlevkivi, aga mis on eriti halb, et me oleme hakanud järjest rohkem taimekaitsevahendeid kasutama, see tähendab tegelikult mürgitatud põhjavett, see tähendab ka suuremat survet Läänemerele, et see on tegelikult kahekordistunud, samuti põllumajandus muutub järjest intensiivsemaks, me oleme küll väga uhked, et meil on suurimad piimatootjad Euroopas, maailmas, aga see on ikkagi ka keskkonna hinnaga olnud, et lämmastikuväetiste kasutamine hektari kohta on tõusnud pea 2 korda ja lämmastiku koormust Läänemeresse 10 aastaga on samuti päris oluliselt tõusnud. Ja kui me vaatame neid indikaatoreid, siis kui me peame neile numbritele mingisuguse kvalitatiivse suurusandme, et kas ta on see hea või halb või väga halb, me saame seda anda värvidega, siis ega siin väga palju rõõmustavat ei ole, eriti kui me vaatame Läänemerd, vaatame rannikumerde, et keemiline seisund on kõikjal rannikumeres halb veekogumites. Ja me peamegi arvestama, et keskkonnamõju on mitmemõõtmeline, et kui üks näitaja on väga hea või üks näitaja võib rikkuda kogu selle ilusa mängu ära. Nii et keskkonnaseisund meil on edulugusid, aga on ka väga palju muret tekitavat. Teine asi, millest me oleme nüüd rääkinud, järjest rohkem on looduse hüved, mis panustavad inimesse, heaolusse, majandusse, keskkonda. Ja tegelikult majanduse inimese heaolu aluseks võib öeldagi on toimivad ökosüsteemid, et nad suudavad ise taastada ja meile pakkuda neid hüvesid. Ja ühiskonna korralduslik ülesanne ongi mõista, planeerida, valitseda ökosüsteemidest lähtuvaid hüvede foogusid ja nende jaotust ühiskonna liikmete vahel. Ja siin on jällegi see, et me oleme kogunenud linnadesse ja just linnade rohealadel on väga suur surve viimasel ajal tõeks saanud, et parem arendus on ikkagi kuskil rohealal, metsas, pargis. Et me ei ole tegelikult teadvustanud seda, millist rolli rohealad linnades mängivad nii kliima leevendamisel kui ka mõju kinnisvaraväärtusele või ka inimtervisele. Ja me võimegi öelda, et tegelikult, kui me vaatame erinevaid keskkonnanäidikuid, siis viimase 10 aasta jooksul Eesti on langenud 26. kohalt 48. kohale, niisugune trend. Ja just kui me räägime ökosüsteemide seisundi kohalt, siis me oleme kunagiselt esikümnelt langenud sinna teise poolesadasse, et me võime öelda, et meie Eesti tõus inimarengu sotsiaalsetes näitajates on suuresti saavutatud
ebaproportsionaalsetest kõrgetest ökoloogilise hinnaga. Ja mis on veel üks niisugune viga, mida väga palju tehakse, et me räägime ainult ühest kriisist, kliimakriisist, et tegelikult me elamegi suuresti kriiside ajastul. Meil on kliimakriis, meil on elurikkuse kriis, meil on julgeolekukriis, rahvastikukriis ja nii edasi. Et tegelikult meil on metakriis ja me peame tegutsema kompleksselt kõikides valdkondadest. Ja võimegi öelda, et tegelikult see tänane päeva rohepööre püüdlused on väga palju liialt fokusseeritud vaid ühele kliimakriisilegi ja sedagi vaid ühes võtmes, et vähendada kasvuhoonegaaside emissiooni. Et kliimaprobleemidest on saamas järjekordne ideoloogia, mis tihtipeale faktidega on väga vähe pistmist ja me suuresti tegeleme tagajärgedega, mitte nende juurpõhjustega. Et jah, me oleme 40-50 aastat uskunud seda, et uued tehnoloogiad lahendavad probleemi, aga tegelikult me ei ole arvestanud seda, et need uued tehnoloogiad toovad meile uusi keskkonnaprobleeme, et kui me vaatame tagasi, siis kunagi oli suur usk materjaliteadusesse, nanotehnoloogiatesse, aga samas need nanotehnoloogiad on põhjustanud väga palju uusi keskkonnaprobleeme. Ja võime öeldagi, et tehnoloogiat ei saa lahendada probleeme, mille tekke algpõhjused on väljaspool tehnoloogilist valdkonda, seepärast peab ka tulemuslik rohepööre toimuma teisel tasandil. Ma võtsin veel ühe paradoksi, mis on ammu ära unustatud, seda kuulutakse Evansi paradoksist, ta uuris söekaevanduste mõju majandusele Inglismaal ja see paradoks ütleb, et olukord, kus tehnoloogilised edusammud suurendavad ressursside kasutamise efektiivsust, kuid see toob kaasa tarbimise ja keskkonnamõju suurenemise, mitte kokkuhoiu. Mida odavam elektri, seda rohkem me tarbime, mida odavam on kütus, seda rohkem me sõidame. See tegelikult sadab meid igas valdkonnas. Ja kuni tehnoloogiline innovatsioon ei toimu käsikäes inimeste teadlikkuse tõusu ja tarbimise vähenemisega, on tulemuseks meil jätkuvalt kobarkriisi süvenemine. Ma võiks pikalt rääkida või arutada rohepöörde võimalikkusest või vajalikkusest, aga lihtsalt üks slaid, üks näide, et kui me tahame ellu viia seda tänast rohepööret või digipööret, siis me vajame uusi materjale. Jah, aga kriitiline toolnõudlus, kui me vaatame kas või vaske, niklit või liitiumit, siis tegelikult meil ei ole teadaolevat ressurssi nii palju, kui me seda vajaksimegi. Ja neid näiteid võiks tuua veel ja veel. Ja üks mõte, et me oleme küll linnastunud, aga tegelikult meil on Eestis väga palju kogukondlikku kohapealset tarkust, ükskõik kas Setomaal või Hiiumaal või Saaremaal, et tegelikult kõik need kohapealsed teadmised, arusaamised, praktikad, ka neid saaks rakendada säästlikumaks keskkonnakorralduseks. Et globaalne peab toetama lokaalselt, mitte ei päriselt seda. Ja lõpetuseks, kuidas ikkagi saada üle kriisist, muuta maailma võrdsemaks ja õiglasemaks, leevendada ülemaailmseid keskkonnaprobleeme, saavutada edu säästliku arengu teel, et me peame ümber mõtestama jätkuvalt mõisteid kasv ja heaolu, loobuma mõtteviisist, mille järgi majanduslik heaolu ja tarbimise kasv on ainus progressi kriteerium. Sellest me kirjutasime 15 aastat tagasi Jaak Valgega raamatus globaalsed maailmaprobleemid. Me vajame mentaliteedi murrangut või ootame siis uusi katastroofe, et me lõpuks võtaksime mõistuse pähe. Aitäh!